Opa! Tartu poisid on mega täpsed. Rõõm näha. Rõõm näha. Täna tuleb üks vinge saade, nii et lähme kööki. Tere tulemast minu poolt ka. Ilusat õhtut, astuge edasi. Tere tulemast restorani Aplaus. Mul on hea meel teid kõiki tervitada. Hea meel on näha, et taaskord saal on täitunud toiduhuvilistega, toidufännidega. Tänane episood on juba järjekorras 9, aeg lendab. Ja hea meel on seekord tervitada Tartu meest. Tartu erisaade, kui nii võib öelda, on meil täna ja räägime Merino sinuga. Tere tulemast! No tere! Tere! Ja kuna me oleme restoranis Aplaus, siis võib alati teha väikse aplausi. Merino Lastik, mees, keda võib kirjeldada, et väga südamega kindlasti köögis, kohaliku tooraine austaja. Olen kuulnud sinu kohta ütlusi, et zero waste. Ka esimeses käigus nägin, et ka kalanahk, mis tihti peale võib-olla nii mõneski köögis läheb prügikasti, oli täna tegelikult taldrikus ja väga maitsvalt. Mis siin salata, vaikselt näpistasin ka ise ühe tükikese ja proovisin. Sa ise küll ütled, et maitseb nagu vana hea Ossi krõps, aga mina ütleks väga selline gurmeemekk, mõnus selline röstitud hea tekstuur kusjuures. Väga põnev. Nii et sina siis, Merino, võtsid kunagi noore poisina siukse mõtte endale pähe, võiks öelda isegi väikse hulluse, et hakkaks kokaks. Kas see oli kohe algusest peale, et sinust saab kokk või sai see juhuslikult? Kuule, tegelikult see otsus tuli selline 7. klass, ma olen paljudele öelnud. Siis ma ütlesin õpetajatele, et mina õppida ei viitsinud kooli ajal. Paljudel kokkadel on ju see taust, et ma olen õppinud kokaks, et siis saab palju naisi. Ma pole küll üldse kokka näinud, kelle neid naisi oleks jalaga segada, aga mina selle põhjusel ei läinud. Ma millegi pärast läksin, ma kodus süüa ei teinud, aga see kuidagi peres ka pole kaasa tulnud. Lihtsalt ütlesin, nüüd ma lähen ja ma läksingi. 7. klassis sa tundsid, et sa hakkad kokaks. Sa läksid ju peale 9. Ja selles mõttes, aga ma kohe 7. klassi läin ja ma ikkagi lõpetasin selle... Nad ei oleks sind vist vastu võtnud. Seda 14 aastast vist ei oleks. Aga siuke esimene aasta õppisin ära, ega tegelikult seda huvi suurt ei olnudki. Käisin tublisti kohal, oli 0 puudumist. Iga kui siis teine aasta ma sattusin Peeter Piheli juurde, et tema on siis siiamaani mulle eeskujuks ja iidol. Ja siis ma olin 3 päeva tööl, keegi ju koolis oli rääkinud, et sul on sellised 14-tunnised päevad ja siis sa said iga asja, said vastu pead. Mitte midagi sa ei teadnud, ma tänapäeva räägin kõigile, et küsige lihtsalt, küsimine on nagu iga asja võti. Mul oli siis vist kõige esimene iPhone, äkki see iPhone 2, ma kohe guugeldasin, aga netti kunagi polnud sellel. Läksin viisin täiesti suvalise asja neile ja siis ma jälle sain, et kuule, põmm, et ma ei öelnud sulle pirn, too maapirn, aga sa nagu noore poisina sa julgenud ju öelda, et ma ei tea, mis see tooraine täpselt on. Teine kursus. Peeter oli sel ajal siis Muhus, jah? Muhu oli see põhisuveteema neil, aga madaloaeg oli Tallinnast selline koht. Tean, väga lahe. Aga enne seda sa ütlesid, et sind ei huvitanud see ala, aga nii kui sa said teada, et on pikad tööpäevad ja kogu aeg saab pistuleid, siis hakkas meeldima. Jah, raha ka ei saa, süüa polnud aega. Ei saa. Kas siis need naised tulid sealt kiiresti või mis see siis oli, mis sind nagu siis sinna kokanduse valdkonda tõmbas või sul meeldibki ennast natukene väheviisi piitsutada? Ei piitsutada ka ei meeldi, aga kuidagi see põnevus, et sa kunagi ei teadnud, mis nüüd ees on, isegi sa ei teadnud, mis 5 minuti pärast saab. Et see põnevus oli siis see, mis küttis kirgi ikkagi. Esimese nii-öelda siis praktika tegid ära, läksid kooli tagasi, siis ma saan aru, kasvas sinust, et see on kurat see amet, mida ma tahan teha. On mul õigus? Nii on. Väga hea. Ja räägi nüüd, mis sealt edasi siis sai? No eks praktikaid oli teisega, aga siis oli selline sealt teise kursuse juurest alati see lõppes nii, kes oli praktikal, pidi siis oma peretoitu tegema. See on niisugune hea lugu, sest see seostub esimese töökohaga. Mulle anti siis jaanalind kätte, et tee midagi ägedat sellest. Mul oli ema oli kunagi kodus teinud siis sealihast, banaani, brokkoli vormi. Ma läksin enda rahast, ostsin banaani, brokkolit ja siis mulle anti kallis jaanalind kätte ja siis ma lihtsalt panin nad ühte vormi kõik ja panin nahku. Muidu alati ilge sagimine käis söögi all, kõik olid vait.
öeldi, kuule, ära mitte kunagi elus enam tee seda. Täitsa lõpp, sind alandati ka veel kõigele lisaks. Ehk siis pikad tööpäevad ja kõik see asi, nii. Aga siis aasta läks mööda ja siis ma kandideerisin niisuguse kohta nagu Leibrestoed, tänapäeval on ju Lee nimi. Ja siis seal kohe peakokku ütles, sa oled see banaani brokkoli vend, aga see oli 2 aastat hiljem. Et selles mõttes iga halb asi on milleski võib-olla hea. Ütleme, et sinu siis nii-öelda see tuntus ja maine juba sõitis ees. Tallinn teadis Tartu Merinost kõike. Jah, mitte siis heas võtmes, aga vahet pole. Sa olid juba tuntud. Nii, kas sa lõpetasid kokanduskooli ka paberiga ikka? Said paberit kätte? Ikka paberiga, jah, et isegi lõpetasin kõige kõrgema tulemusega siis nendelt 2 kursuselt, kes olid. Kokandused seal olid sellised kursuste vahelised võistlused, võtsid sellest ka osa? Kuule jah, teine aasta hakkasin ka võtma ja siis sain aru, et maru hilja hakkasin võtma. Et oli ka süke aeg. Mitte midagi ei tea, aga ma lähen võistlema. Et täna võib-olla julgeks niimoodi minna. Aga noore poisina siis sa võtsid ju kõigest osa, mis vähegi anti sulle. Minul on näiteks maratonidega nii, et ma ei tee üldse trenni ette ja siis ma lähen kohe maratone tegema. Mis nad ikka on, aga siis saad juba esimese veerandi peale aru, et hästi vale viga oli, et oleks pidanud mõne trenni ette tegema. Nii, lõpetasid kooli ära. Mis edasi sinust sai? Ja siis me mäletame, läksime kõik sama pundiga, läksime Tallinnasse ikkagi tööle. Meile tundus, et Tartus ei ole siis võib-olla nii häid kohti, kui Tallinnas on. Me olime kõik pool aastat ära töötanud. Tööpäev nägi välja selline, et sa alustasid kell 8, lõpetasid kell 2 öösel, siis panid tina kella 5-6 ja siis läksid järgmine päev tööle. Siuke tavaline kokanduse elu, tavaline kokkaelu, okei. Siis ma kohasti sain aru, et siis miks öelda, et kõik kokad armastavad napsu võtta. Aga miks nad armastavad? Said sa sellele nagu sellele... No ma siiamaani proovin, ma mõtlen jah, ega ei saa aru jah. Seda nad teevad, aga see nagu, et miks see on nagu arusaamatu? Eks ikka, et pingeid on tegelikult palju ja tahan neid kuidagi leevendada. Aga mine jooksma. Eks ta päris nii mustvalge polnud, aga mäletan, me olime pool aastat ära kõik töötanud või mina olin isegi 2 nädalat töötanud ja siis tuli boss minu juurde ja ütles, et kurat, kui sa ennast kiirem liigutama ei hakka, siis me laseme su lahti. Kui ei ole saladus, kus sa siis olid? Siis olid Lees? Oligi see Leibrestoed. Ja. Janno juures? Janno ja Pääska, jah. Janno siis ilusti ütles nii? Jah, nad ise enam ei mäleta tagantjärgi, kui me seda arutanud, aga nad tahtsid motiveerida siis. Aga kui täna küsida Tallinnas näiteks minna kuhugi, kas banaanibrokoli lugu ikka teavad kõik siiamaani? Need kokad teavad jah, kes olid tollel ajal seotud. Me ikka see tea, kõik on ju tänapäeval need peakokad. Aga kui minna nagu Tallinnas kuhugi sööma, ma mõtlen, kas jaanalinnu vorm brokoli banaaniga kuskil menüüs võib olla või ta pigem ei ole? Pigem ei ole. Kas sa ise maitsesid, nagu kui sa praegu mõtled, miks me täna ei söönud jaanalindu brokoli banaaniga? Ma mõtlesin korra riskida, aga võib-olla poleks meeldinud. See oleks olnud mega. Sellepärast sa lasidki täna Pearo mul teha. Sul oli nagu 2 varianti, kas teeme selle jaanalinnu ära või siis okei, Joel, tee sina Pearo, väga vahva. Ma tean, et sa oled lisaks Tallinnale ju käinud ka natukene mujal maailmas ringi vaatamas. Taani on see põhikoht jah, võib-olla, kus on saanud natukene praktiseeritud siis. Kas vahepeal nagu oled sa karjääri muutusele ka mõelnud või on see ikkagi see armastus esimesest silmapilgust ja see on ikkagi armastus, aga me vahepeal ikkagi arutame sõpradega, kui me kuuleme, et kui palju saadakse mujal nii-öelda tunnitasuliselt palka, siis me mõtleme, et ikka vale eriala on. Ja me alati teeme kõigile nalja, kui kellegi ütleb, et ta laps tahab kokaks minna, siis me ütleme, et ära minena. Aga tegelikult see on äge ala, et ma usun, et ükskõik mis muu eriala, et sa pead ikkagi armastama seda. Mina näiteks täna täiesti mööda minnes tutvusin ühe Exceliga, kus tellime ehitus mingit tegevusi ja seal oli ühe vana seina maha lõhkumine. Ruutmeetri hind oli 120 € ruutmeeter ja seal oli, ma ei tea, 5-6 ruutu või oli 3,8, ühesõnaga 1000 €. Ma ise nagu oma peas arvutasin seda 1000 €, mis see kivisein siis maha lükata on, ei ole väga, ma oleks selle, ma arvan, 30 minutiga sodiks peksnud ja pärast muidugi tuleb see välja ka tassida sealt. Aga see oli hea paralleel, et ehituses liiguvad ka head rahad. Jah, vaat ise pead tegema 100 tundi tööd. Huvitav, et kas ehitajad ka siis joovad nii palju? Kas seal on ka seda pinget? Makstakse ju rohkem, peaks olema täiesti pingevaba. Lähed 8, lõhud 2 seina, lähed koju.
Me oleme alustanud suhteliselt nagu see kurvanoodiga või nagu, et see ala on ikkagi nagu praegu minu silmade ees nagu on ta kuidagi rullunud selliseks päris karmiks, et pikad päevad, eks ju, pingeline, aga sa ütled, et see on ikkagi armastus esimesest silmapilgust. Aga kui ma mõtlen jälle see võrdluseks, et pikad tööpäevad, samas tavainimesel on võib-olla 8 laupäeva või paneme laupäeva pühapäeva kokku, 8, siis kokal on võib-olla 15 laupäeva pühapäeva kuus. Et kui sul vaba päev, siis sul on terve päev vaba, et selles mõttes see jälle tõstab minu arust seda väärtust. Aga ka võib-olla see kokatöö selles mõttes on äge, et sa näed ju tulemust enam-vähem kohe, et siin inimesed ju ka saalis söövad, see esimene amps, ma juba näen seda emotsiooni. Aga näitame emotsiooni, kuidas meil on emotsioonid praegu? Ei ole. Võib-olla, see on niisugune eestlaste värk, et alguses, et pärast me ei saa neid lihtsalt enam ei pidurdagi. Kus need teenid on, peaks tequila ringi tegema? Küll ta tuleb. Magustoidu sees midagi ikka on ju. Aga oled käinud, siis ma saan aru Taani, ega mis siin salata, ega Taani ongi Kopenhaagenist, ma saan aru, me räägime, et see on selline hea toidu ja ütleme Põhjamaa ülemise restoranide meka, kui nii võib öelda, et sealt saab siis. Kas oled saanud seal käia ka kuskil praktikal, täitsa on sind lastud kööki? Jah, ma käisin küll pagaripraktikat, aga ütleme, et seda suhtumist muutis see minule kõvasti. Et kui Eestis oli see, et kui tuleb praktikant, keegi või uus töötaja, siis ju sul peidetakse kõik asjad ära. Jumala eest ma ei avalikusta ju mitte midagi. Seal ma mäletan, oli juhus, kui siis 2 tüdrukut tulid sisse, ütlesid, et nad hakkavad seda õppima pagari kondiitri poolt. Siis omanik oli seal ja ütles, et leib oskate teha või ei oska, kuidas te siia tulete siis? Ja siis ta võttis oma kassidest, mis ta oli autogrammiga raamatud, andis neid tüdrukute kätte, andis oma retseptid, millega neid igapäevaselt raha teenivad. Näed, võtke, katsetage, õppige, tooge mulle 2 nädala pärast tagasi. Siis ma vaatasin, et opa. Ja see hetk nagu muutis, et ma olen ise ka seda meelt, et keegi tahab retsepti, ma annan kõik retseptid, mis sa vähegi tahad, et ei pea minust endale hoidma neid asju. Aga sul on vastupidine kogemus Eestiga olnud siis, et lähed praktikale, siis peidetakse retseptid ära? Või pigem, kui see praktikant ju siis kedagi huvita. Sa eksisteerid kusagil, aga paljud, vähemalt siis minu ajal oli 2013 aastal nii, et ega väga ei lastud sul midagi teha, sa pidid, mida rohkem sisepinda käisid, seda rohkem sa teha said. Ma ei tea, kuidas täna on, võib-olla muul erialal on täpselt sama asi, et ma ise hullult tahtsin, aga siis mingi koha pealt ei lastud jälle. Aga arusaadav, kui sa pakud banaani brokkoli vormi, ega siis võib-olla ei lastagi. Ja, banaani brokkoli vormi on täna kindlasti kõlama. Et vaata, kui esimesel kursusel mina ka sain, ikkagi minu esimeseks praktikakohaks oli Barclay Hotel, mina olin ikkagi ka nagu nõudepesus. Kus juures mul oli sama? Barclay Hotel oli esimene. Kas sa said teha seal kartulikroketeid? Ei, mingid kukleid oli päev läbi pidi. Jaa, kuklid olid ka. Ülle Sirelpuu oli minul. Ma sain, mille ma seal ära õppisin, me tegime klassikalist pärmitaignast prantsuse kukleid. Et kui tavaliselt veeretatakse 1 käega, siis ma sain seal selgeks see, et 2 käega kukli veeretamine. Et see on, mis ma sealt kaasa võtsin. Ja teine on see, et ma oskan arvatavasti une pealt teha kartulikroketit, sest seal oli see alakart menüüs ja me tegime neid ette, või mis me tegime. Mina tegin neid ette sügavkülma 1000 viisi. Niimoodi, et ma jõudsin oma elus sellesse punkti, ma olin ka noor ja loll siis, et see kartuli, ütleme mass, mis mulle ette keedeti, siis ma ikkagi nagu, kui te olete vaatanud, enamus on vist näinud seda Mr. Beani osa, kus ta saab selle toore liha, selle tartari ja siis ta ei taha seda süüa ja ta peidab seda igale poole. Siis mina käisin ka selle kartulikroketi massiga ja püüdsin seda igale poole peita ja ära visata, sest ma ei jõudnud neid kartulikroketeid lihtsalt teha. Ma nägin ennem, et korra vasin sügavkülmad kroketid oli siia mõni. See nii on, sest et see on see, millega olen mina kasvanud, miks siis minu kokad peaks kuidagi lihtsamalt hakkama saama. Nemad peavad ka selle sama valu läbi elama. Parim kogemus, ütleme siis üldse praktikakohtadest, kuhu sa soovitaks, kui keegi näiteks noored poisid praegu kuulavad köögikohinaid, kes on väga hea peakokk, kes usinalt oma praktikante õpetab ja ei pane neid nõudepessu neid? Jah, mina kusjuures valisin ka oma praktikakoha sama põhimõtte järgi, et tutvuste järgi, kes mul elus võiksid hiljem kas siis kasu tuua, võib-olla vale sõna, aga kellega saaks seda suhtlust hoida, et tänapäevani ma hoian täpselt nende samade kokkadega ikka veel suhtlust, kelle juures ma käisin praktikal. Et mina lähtukski sellest, et
et võib-olla kui sa oled Tallinnas tahadki, Siiguri-kett on nii suur, sul on nii palju töökohti tulevikus, kuhu minna, et siis kirjutadki Siigurile, ma tahan sinna tulla näiteks. Tartus võid ju Joelile kirjutada või siis Kennile. Neil on ka mitu kohta, selle mõttes alati, kui inimestel mitu kohta, siis see võib-olla natukene annab sulle rohkem valikuvõimalusi kui see ühe restoraniga koht siis. On sul peale Peeter Piheli ja Janno Lepiku veel selliseid iidoleid võib-olla maailma mõistes, keda sa tooksid, kelle raamatuid võib-olla lugeda või keda jälgida, kes on sellised põnevad kokandus, gastronoomia siis gigandid? Tegelikult neid on päris mitmeid, et mina pigem jälgin, kuna minu suund on see Zero Waste, siis nüüd on maru kahju, et see roheline tärn ära võeti, et muidu mulle meeldis vaadata, et kellel on restoranis see roheline tärn ja mina valisin siis oma reisisihtkohad selle järgi, et Londonis, aga nüüd täpselt need kõik kõvad tegijad on tegelikult kinni pannud oma kohad, et nad tahavad laiendada, et ühe restoraniga sa maailma ei päästa ja siis üritavad viia seda nagu restoranidesse edasi, et tuleb vaadata seda, mis sind ennast kõnetab, et see on võib-olla see. Aga enam siis ei saa neid nii-öelda Zero Waste rohelisi tärne, jah? Enam kahjuks ei saa, jah. Et seda oli hästi raske kontrollida, et kas sa siis päriselt päästad seda toorainet või ei päästa, et kui ökonoomselt sa kasutad või kõik elektrikulud asjad, et keegi ei jõua sellel siis silma peal hoida, et siis oli lihtsam ära tühistada. Korraks hüppame pagarivaldkonda ka, et mingi moment sa ikkagi nagu astusid oma rajalt kõrvale, kui ma võin nii öelda, aga mulle tundub, et see kokandus nagu ma ei tea, kas siis korraks tüütas ära või midagi seal oli ja siis sa võtsid selle pagarivaldkonna, sest sa oled seda ka ju ikkagi, ma julgen öelda, päris tõsiselt teinud. Kuule, võib öelda küll niimoodi, et no oma pagarikoda on sul ikkagi olnud, et sa oled selle avanud, siis ma ütleks, et see on rohkem kui lihtsalt, et ma kodus teen mõne leiva. Kui kodus sa hakkas ju tegelikult pihta selles osas, aga olen jah, selle ühte kohvikut pidanud, teist kohvikut mõlemaga küll põrunud, aga ma ütlen, et mul see kokanduse nii-öelda villand sellest sai, ma pigem iga aasta võtan ühe fookuse, millele ma siis keskendun. Too aasta oligi lihtsalt pagari teema, eelmine aasta oli näiteks vegan teema, siis on pasta teemat olnud läbi, et ma võtan selle ühe suure suuna, millele ma keskendun ja siis ma üritangi need menüüd selle najal siis üles ehitada, et pigem on see pool. 2026, mis suund meil on? Praegu on fermenteerimine siis. Fermenteerimine, väga lahe asi. Aga midagi võiks ju vahelduseks süüa, kas teeme ühe väikse kõrvitsa käigu või? Teeme selle, kus kõik alguse sai. Teeme selle. No nii, Merino, teine käik ongi lauas, äkki siis tutvustad, mis sa teiseks käiguks serveerisid? Jah, hellitavalt on 99% kõrvitsad, ehk siis kõrvits oli lõigatud selliseks mõnustateks sektoriteks, see on siis pruuni võiga korduvalt mopitud, küpsetatud, ehk see, ma köögis ütlesin ka, kõrvitsa küpsetamine isegi võivad keerulisem kui mingi liha küpsetamine, sest kui sa lased ta liiga palju olla, siis ta läheb hästi vesiseks, blötaks, siis teda ei saa nautida, jälle vastupidiselt lased natuke liiga vähe, siis on võib-olla toores, ehk ta võiks selline mõnus krõmps olla. Selline vanaema marineeritud kõrvits, ma tahaks öelda, võiks see tekstuur olla. Aga siis kõrvitsa korest seda ära ei visanud, tegime ju marmelaadi. Siis kõik kõrvitsa sisu, selle siis kuivatasime ära, koos kõrvitsa seemnete ja muude asjadega, mis seal tekkis. Kõigepealt rössi mahjus ja siis üle kuivatasime, blenderdasime ja siis tagatipuks, et seda magusust seal tasakaalustada, on siis tehtud Hollandi vaht sinna. Ehk siis kõrvitsa südamiku selline crumble, mõnus, väga lahe. Aga eks see kokatöö tegelikult on selline, et jalgratast ju enam sa ei leiuta, aga mulle alati meeldib, just hiljaaegu arutasime naisega, et minu see stiil on see, et mul on mingid põhjad ja siis ma olengi ehitanud kõik need asjad põhjade peal üles, et näiteks mul on vaniljakaste, ma võin sinna segada ükskõik mis mahla, ma ei pea tegema seda koorevaasil ja siis ma saan hoopis teise kastme näiteks või kreemi. Alati sõbraka pöördub minule, palun jaga mulle retsepti, nad teavad, et mul on olemas, ma nii palju katsetan, ma olen see nohik, kes paneb kõik asjad alati paberi peale kirja. Nüüd ma üritan telefoni panna, sest kodus on see paberivirn on meeletu ja pärast ei jõua seda ära sorteerida. Aga mulle meeldib katsetada ja kõik asjad kirja panna, kui sealt midagi õnnestub, siis on väga-väga hästi, et meil oli just siin eelmine üks õhtusöök. Ja siis panime 10-kordselt pange valge pipra kasutusega, ehk siis 10 grammi asemel see 100 grammi näiteks. Aga mulle hullult meeldis see
ja ma alati olengi öelnud, et näiteks eksimustest vahepeal sünnivadki nagu väga-väga head asjad. Absoluutselt nõus sellega 100% kirjutan alla. Väga paljud maailma tuntud retseptid või toidud ongi sündinud ka ju tegelikult untsu läinud üritusest või mingist asjast ja siis, et see on väga hea. Aga kus sa täna ammutad inspiratsiooni? Mõtlen, et ma ise väga palju näiteks mõnikord filmidest või raamatutest või reisidelt, mis on tegelikult ju selline suhteliselt klišee. Jah, mul on raamatud, filmid ja reisid. Jah, aga see ongi nii. Ei, tegelikult reisimine on kindlasti üks põhiasi, sest et sellepärast ma valingi alati neid rohelist tärni kohta, siis kui ma lähen sinna 3 tärni kohta, siis ma ei tee ju sealt mitte midagi väga järgi, sest see level on lihtsalt nii teine. Aga Instagram on üks põhiasi, et sa näed sealt ilusat toidupilti, tihtipeale siis isegi ei näe, mis seal kirjas on või ei tooda välja, millega tegemist on, aga ma tahaks samasugust toitu luua siis. Aga pigem mul alati meeldib öelda, mul meeldib sinna oma mulli minna, et ma olengi 3 tundi, lähen kuhugi kabinetti, võtan mul riiulite täis kokaraamatut, võtan need ette, hakkan seal lehitsema ühest kohast üks asi või teisest kohast teine, saad mingisuguse ideekese. See sünnib nagu ükskõik kust võib tulla see inspiratsioon sulle. Aga rohkem ikka ise söömas käies, kogedes või ise erinevaid maitseid ja et sellepärast ma alati olen öelnud, et mulle meeldib küll Eesti tooraine, aga ma ei sea endale piir, et 50% võiks Eesti maine olla, aga minust 50% võiks välismaine olla, sest et nii palju toorainet, mida tegelikult ei tunne. Siuke segu, väga äge. Aga sain ma õigesti aru, et ikkagi kokaraamatud ka, et sa võtad nad ette, lappad neid vanu kokaraamatuid ja sealt siis ka täpselt teed sa seda ka täna veel, jah? Siis ongi vahepeal naine tuleb korraks segama mind ja siis ma olen juba närvi, sest mõte kaob ära kohe. Üritad talle seletada, siis ta ütleb, sa vaatad ülist raamatuid, et tuleb pese nüüd pesu. Ja panema sokid pesukorvi või midagi. No, aga siis sa ütled, et milleks siis sina oled, jah? No päris nii tegelikult ei ole, aga oletame, et on siis. Kui palju sina täna, ütleme, et seda pagari asja tegid ka endale ikkagi päris selgeks, eks ju? Et tohutult lahe on tegelikult see, et kokk on võtnud nagu sellise pagari osa ka teinud selle selgeks. See aitab sind ju köögis väga palju, on mul õigus? Väga palju ja see alati teemegi nalja, et tegelikult see pagari teema keerleb ainult gluteeni ümber. Gluteen seal, mida see gluteen teeb, kaua ta tahab puhata ja siis tuleb inimene, kes ütleb, et ta tahab gluteeni vaba. Ja siis ma olengi õppinud gluteeni. et jäta siis see nagu põhikomponent ära, mida sa oled õppinud, et väga keeruline. Aga näiteks, täna on, eks ju, meil gluteenivaba pagaritooteid ka ja saiatooteid, mis sa nendest arvad? Kahjuks ei arva väga midagi, aga ütleme, et see on veel nii arenemis faasis, et peab palju katsetama, et ikkagi siin isu on ju see, mis teeb asjad pehmeks, midagi pole teha, aga tegelikult ma just hiljuti katsetasin, oli üks Brasiilia stiilis üritus ja seal sain teha sükest amanioki jahust asju, mis on gluteenivaba ja millest küpsetatakse asju, mis oli väga-väga äge kogemus, et tegelikult neid asju nii-öelda on. Võib-olla lihtsalt valgusta mind ka amanioki jahu, mis alus see on? See on ka mingisugune juur lihtsalt, mis kuskil kasvab. Teeb sama töö ära, mis gluteen, aga ei ole gluteen. Jah. Okay. Et päris sama ei saa öelda, aga selles mõttes asendab, et need asendusaineid on lihtsalt ju, kuna ise ei põe seda gluteeni talumatust, et siis võib-olla ei katseta sellega nii palju, et jumal õige. Sel aastal sa katsetad, eks ju, fermentatsiooniga. Ja. Oled sa juba mõelnud, mis on mingid järgmised mõtted, mis näiteks järgmine aasta võiks olla, mis sa võtad endale sihiks? Kuule ei ole veel. Väga hea, aga tuleb, aasta on noor ka, me oleme alles siin... Teie tööd mõtlesin õppida natukene, et... Mis asja? Teie tööd. See väga hea, kindlasti tänuväärne. Tee tööd. Tee tööd. Ma tahtsin just sind suunata, et äkki kui sa hakkad tee tööd tegema, et siis äkki sa teed selle Tartu Tallinn maantee lõpuni. Aga ma saan aru, et lihtsalt tee tööd. Käi tööl. 14-tunnised tööpäevi tee. Aga mida täna Merino teeb? Alustame siis võib-olla põhitöökoht on ikkagi Ilmaveerel. Ilmaveerel. Et see on selline südameasi võib-olla, kui niimoodi võib öelda. Põhikoht tavaliselt, kui kokad räägivad, et see on minu põhikoht, siis... 380 tundi seal, siis 250... Ei, seal on siis, seal tiksub haigekassa? Jah, sealt tiksub haigekassa. Nii? Kuigi see tiksub majalt ka muidugi, aga las ta jääb. Ütleme, Ilmaveere on siis üks koht, vahet jälle see tundide ja teine on siis oma ettevõtte, Merino Gastronoomia, kus ma käingi siis kodudes, teen käigulis õhtusööke, suvel barbecue-üritused, grillteemad, mõned koolitused, ütleme seda sorti.
et siuke marmiidiüritused pole minu teema, nii et ma lükkan kõrvale või kui keegi tahab friikartuleid. Sa võid need mulle saata, need marmiidiüritused. Ma olengi saatnud, aga see ei maksa midagi mulle. Ei. Seda küll. aga siis kolmas koht on Tartus siuke lihunikuäri, kes kasvatab ise veiseid ja väärindame nullist, tähendab sabast ninani. Ja seal ma proovin seda juhataja rolli siis või juhi rolli, et oleks erinevad nii-öelda kategooriad. Ma sain aru eelmine suvi, et kui ma olen igal pool seda kokarolli täidan, siis ikka aju jookseb krussi, kui sul on siuke 35 inimest, kes kogu aeg helistavad ja nad helistavad üldjoontes ju probleemiga, mitte et kuule, et tänks, et mulle kurgi ära tellisid, et aga 3 töökohta, käid kodudes ringi luuramas, grillimas, siis teed lihuniku äris juhataja tööd, mis tegelikult on ju täiskohaga töö ja siis sa pead Ilmaveerel restorani ja oled seal peakokk, ma saan aru, kus sa teed 380 tundi, kus sa selle aja võtad? Kes seda teab? Tegelikult need uneajad ongi eriti suvel on sellised 5-tunnised üldjuhul. Aga nüüd me lähmegi sinna, nüüd mu järgmine küsimus on, kuidas kodune elu on? Naine oskab ikka parem vastata, et naine on õnnelik, ma ei tea, naerab. Kusjuures on see, ta kogu aeg ütles, et mida vähem sa oled kodus, sa võiks rohkem kodus olla ja siis mul oli periood, kui ma olin äkki 2 nädalat järjest kodus. Ja siis ta ütles, mine pekkina, kuna sa tööle lähed juba. Okei. Kas on ka nii? On jah? Et kui teda on palju, siis teda on palju. Ei, ma olen nõus. Siis on neid sokke ju veel rohkem laiali. Ja. See üks paar, mille ta sulle jalga paneb ja sa kodust välja saadab, see on täpselt paras minu arust, ole nädal aega ära. Aga ega ma seda 3 töökohta pole ise ju valinud, ta on kuidagi niimoodi, et lihtsalt seal kauges nurgas Setomaal meil lihtsalt jala aasta läbi nii palju tööd, niisugune madal hooaeg, et paremini hakkama saada, oli vaja midagi kõrval otsida ja siis oma ettevõttega ma saaks toimetada aastas võib-olla 6 kuud ära. Mis ma see teine 6 kuud teen, et alati on see kinni saba lahti. Ei oska ka öelda. Kas see mudel muidu on praegu nagu täidab oma eesmärki, oled sa õnnelik? Ma olen väga õnnelik. Seda on hea kuulda. Teised on kadedad minu peale, jah. Kas see on selline eestlaslikult öeldud või see ongi päriselt tõsi? Ma tegelikult ei tea, mida teised mõtlevad selles mõttes, aga ma arvan, et ma olen heas kohas. Mul on ka aasta eesmärgid, alati kui on kokanduse eesmärgid, on ka aasta eesmärgid, on see tasakaalu leidmine, et eelmine aasta ma ei suutnud seda saavutada. Oi. See aasta eks näha ole. No see aasta on veel noor ka, 3 kuud. Tegelikult sa pead ju hästi konkreetselt võtma päevi vabaks, et ma tegingi, et pühapäevad on siis perepäevad, üritangi iga pühapäev vaba olla, siiamaani olen ainult 1 pühapäeva tööl olnud, teised ongi vabad olnud. Esmaspäevad on mul iseenda päevad siis, kus ma keskendungi iseendale, loen raamatuid, vaatan neid kokaraamatuid, käin trennis, vabas õhus. Aga justkui ka vaba, eks ju? Jah. Enda jaoks? Tegelen iseenda asjadega, iseendaga tegelen nii-öelda, jah. Kuidas siis parem inimene olla või siis mõtle, mida lastega ägedat teha, et see on selline iseenda aeg. Neid mõtteid on ju nii palju. Esmaspäeval mõtled välja, mida lastega teha, siis pühapäeval teed seda? Ei, siis naine teeb seda. Ja, ma mõtlesingi, et see tundus juba praegu liiga hea. Ma tahaks öelda, et see Ilmaveer on kindlasti üks väga hea kogemus kuskil väga eemal. Tundub nagu iseenesest lahe projekt paberil ja peas mõttena, et teeme looduskaunisse kohta restorani. Kui me võtame nüüd kliendi seisukohalt, siis on ju ääretult keeruline, et need kliendid sinna lõpuks jõuaks ka ja et see äri ära tasuks. Kuidas päris elus nagu välja näeb? Päris elus mõtleks on veel kihvtim. On veel kihvtim? On. Et ütleme, et meil on ikkagi palju õnne olnud. Juba tiimiga on olnud palju õnne, eks neid jagelemisi ja probleeme alati tekib, aga tegelikult meil on ikkagi pigem selline väga kokkuhoidev tiim. Ja bossid on ju ka heas mõttes hullud, sa oled täiesti vabad käed saanud, et mul ei ole varem sellist kogemust, sa võid täita peakoka rolli, aga ikkagi peakokad ma ise ka teavad, et sul on siis kas omanik või juhataja või keegi, kes ütleb, et nüüd sa pead seda tegema, toda tegema. Mul on selles mõttes ikkagi, ma saan ise otsustada, mida ma teen. Ja kusjuures siin Ilmaveerel ma sattusin sinna sama Lenna Laurile, siis mul 3 käiku teha. Ma mõtlesin, et ma küll raha raiskama hakka, et ma teen taimetoidu, ma tegin neile seda sama kõrvitsa kusjuures pearoaks siis. Ja siis see müüs maha, ütleme nii siis. Kaua sa oled seal olnud? Kusjuures mu kõige pikem töökogemus kokkedel on ja see, või vähemalt mul oli küll, et kuidagi aastaga sai mul kopp ette, ma tundsin, et enam ei investeerita ettevõttesse või siis minusse ja kuidagi oli vaja alati vahetada seda töökohta. Et seal ma olen siis algusest peale ju. Läheb nüüd 3. suvi äkki või?
3. suvi läheb jah, et 2,5 aastat siis ametlikult nii-öelda tööl olnud. Selleks suveks olete kindlasti juba ka mingid plaanid teinud, kas väike reklaam Ilmaveerele ka, et mis peaks sel suvel Ilmaveerele tulema, mida Merino pakub või mis te teistmoodi teete, kindlasti kontserdid on, ma tean. Jah, võib-olla mis me teistmoodi teeme, et meil on tegelikult on hästi erinevaid menüüsid, me ikkagi pakume käigulist menüüd, et näiteks Tartus keegi ei julge pakkuda käigulist menüüd. Ma ei tea miks, kui saaks minu teha, mina avaks käinud käigulise menüü koha. Aga me pakume nii käigulist menüüd ja siis meil on omaette nii-öelda grillmajakene, kus meil siis suvel on, sa võidki sinna samma tulla, nagu sa ju ka suvel käisid, vaatad, kuidas me seal toimetame. Õlli libistasite ju? See tööpäev lõppe. Kell 1 päeval. Lühendatud tööpäev oli või? Ei, ise ei mäleta seda, aga ma siin küll mäletan, et Joel tuli sinna külla, et kuule, ma lõpetan ise selle toidu väljapaneku ära, te võite puhka minna ja hakkaski sagima seal. Tore oli, aga ise sa ütlesid, see ongi lahe, sellepärast see on ägedam, kui me ette kujutame, see tõesti, kes ei ole käinud, siis soovitan soojalt minna, väga-väga ääretult lahe koht. Nüüd meil valmib ju spaone ka sinna muidugi, et selles mõttes see on kindlasti äge, mis võiks natukene meelitada inimesi sinna. Üldse see vibe on ju teine, kui sa oled siin Tartus, sul on ikkagi kära ja müra ja vahet pole, millisesse restorani sa lähed, sinna, sa oledki, sul pole toast telekat isegi selles mõttes. Et sa peadki seda loodust seal nautima, naudidki toitu, naudid seltskonda. Mul on endagi need õhtusööki seal niimoodi, et ma olen istunud täiesti suvalisse lauda ja siis ma pläkutan seal tunde aega. Muidugi lootuses, et siis köök tehakse korda selle ajaga. Koristavad ära? Jah. Aga on niimoodi jopanud ka, et lähebki ja köök on puhas? Jah, alati on jopanud. Tublid inimesed on meil seal. Kui sul oleks võimalus koht nagu, lihtsalt nagu üle võtta, ma toon suvalise näite või siis täpselt sarnane asi. Kas see oleks midagi, mida sina nagu teeksid päriselt elu lõpuni, siis oleks see mingi selline asi, selline koht kuskil väga kaugel linnamürast? Praegu raske öelda, ma olen alati endale öelnud, et jah, mul ei vaja neid kohvikuid teha ja kõigi noorte kutitunnist, kui ma käin koolis rääkimas, et mida te tahate, ta on oma restorani. Ma olen öelda, mul on isegi täna liiga vähe kogemust, et ma usun, kui ma saan 40-seks, ehk siis 8 aasta pärast mul piisavalt kogemust, et teha siis enda restoran. Täna ma lihtsalt siis õpin, nagu ma esimene ülemus ütles, et kasuta ära nii kaua teiste raha ja õpi selle arvelt siis ja siis laiast laastus ta nii netult või ilusalt, kui ta kõlab, ongi tegelikult, et tuleb ju õppida. Vot siit on hea minna praegu pearooga tegema. Aga ma võin siis istuda või? Sa võid istuda või sa võid ette valmistada ka oma magustoitu, kui sa natukene tahad. Ma kuulsin, et sa tahad pakotšetiga midagi mõnusalt vahtoja või kreemi lasta, teeme seda. Teeme suure aplausi vahepeal. Pearoog oli sel korral siis minu õlul, tegin seakõhuliha madalal temperatuuril Jaapani moodi, ehk siis selline ponsujuusukaste, kuhu läks tõesti komponente rohkem kui 15-16, ega ei hakkagi neid kõiki üles lugema, aga võib-olla tuntumatest natuke Hennessy konjakit ja punast veini. Siin oli veel pakshoid, oli lillkapsast 2 viisi, oli riisipaberi krõpsu koos pastinaagiga ja nii edasi, nii et selline pearoog, ma loodan, et see sobib siia meie vestlusõhtusse. Aga esimene küsimus, mis on tegelikult väga põnev küsimus, vähemalt minu jaoks isiklikult, kui palju, Merino, sa kodus süüa teed, kui sa tegelikult annad endast väljaspool kodu ju 365? Päris keeruline vastata. Tegelikult teen ikka selles mõttes, et meie peres on see nii jaotunud, et kui ma ikka kodus olen, teen mina süüa. Pühapäeval? Natuke peab puid ka alla. Esmaspäev ise endale. Jah. Aga pigem ikka teen, aga hästi lihtsalt pigem grill ja mingi salat sinna kõrvale, et väga rohkemat ei tahagi tegelikult, et sellised õhtusöögid, et ma nüüd mitu tundi mässaksin, nagu kooli ajal oli, et ma reaalselt viitsisingi teha 3 inimesele 5 tundi süüa. No kooli ajal oli ka rohkem aega, ma saan aru, et ega praegu on see aeg, on see kriitiline pool ju. No nii on, pluss kui seal kellelegi teha ka, et eks meil lapsed ei söö teilt mitte midagi, mis on nagu... See on niisugune tüüpiline. Palju kogu aeg imestan, kuidas nad kasvavad, aga nad ei söö midagi. Aga ma olin ise samasugune Kelloks ja Nutella sai ja vaatan, et järelkasv tuleb täpselt samasugune. Midagi pole muutunud. Aga mis on siis teie pere lemmiktoit? Ma ei tea, top 3?
no meil, mida lapsed ka 100% söövad, on alati bolognese, et see on siuke raudpolt. Tegelikult kana on ka selline üpris asi, mida me ikkagi ostame. Turvaline valik, eks ju, laste puhul just. Ei, no naise puhul pigem, jah. Lastele, mis see... Lastel ikka tartarri ja normaalset asja. Ikkagi hiidkrevetid, eks ju, chimichurri kastmes, muidugi. Mida kallim, seda parem on ju, nagu see arvamus on. Ja, mina olen oma lapsi muideks meelitanud väikeste valedega sööma, et kala on alati olnud ikkagi haikala. Näiteks siis ta, kuigi see on lõhega, ta ei tea väikse lapsena. Või siis kana on olnud krokodil, et tule proovi ka krokodili, siis ta on nagu proovinud vähemalt, et aga nüüd ta on 8, nüüd ta saab aru, aga muidu 3-4-selt sai petetud nii, see töötas. Jah, ega ma siiamaani petan oma emad sibulat, igale poole panen sibula sisse. Aga vot siin kohas mina näiteks sain lapsepõlves sellest trauma, mul oli samamoodi öeldi, et siin ei ole sibulat ja kogu aeg oli. Ja tead, kui raske on nüüd minu nahas olla. Hästi valus. Aga minust lapsed on nagu ülitundlikum maitset osas, nad saavad nagu kohe aru, kui see on midagi teistmoodi teinud, see on minust nii hämmastav. Et kartuliputru nad söövad, kui see on neid kindlalt meetodid tehtud, kui ma tahan sinna natukene mingit teist maitset lisada, neil on nagu, ma ei söö seda. Mis on kartulipudru teistsugune maitse? Mida sa paned peale soola, kartuli, piima ja või? Kartulikoori. Ei, tegelikult näiteks valgepipar, saan kohe teise maitse sinna. Ja on. Või segan sinna natukene mingit liha asja juurde. Jälle ei taha. Ei taha, jah? Ei taha, jah. Aga äkki su lapsed on lihtsalt sündinud veganid? Oled sa? Ei, seda ei ole. Ei ole. Ma loodan. Söövad. Jah. Aga mis on Merino külmkapis alati olemas? Või. Alati on või? Või ja piim. Ja muna, mul oli vahepeal see ütlus, et olemas kehva toit on vähe võid. Ma arvan, et see peab tänapäevani ja siis siuksed ise tehtud majoneesid on ka alati esindatud. Mõnikord, ma ei tea, võileiba ka teed? No ikka ju eestlaste lemmiktoitu, et selles mõttes. Eestlaste ja siis Angeelika Udeküll sööb ka alati võileiba, igas asendis, see on temal on see ka. Aga lemmiktooraine näiteks, kui sa satuksid üksikule saarele ja sa saad ainult ühe asja kaasa võtta, ühe tooraine, siis mis sa sinna kaasa võtaksid? Elu lõpuni valida ainult ühte toitu süüa, siis saaks kindlasti toores liha, et veisele ja tartarri ma võiksin panna siin niimoodi. Ma panin veebruaris põhimõtteliselt iga päev mingi 500 grammi, sest oli see maitse tartu, pidid proovima. Hea valk on see selles suhtes, kui sa jõusaalis käid ja paned tartarri, siis see on ju tohutult hea. No muidugi, lihas ei kasva, aga jõudu tuleb. See on hämmastav. Ma ei tea, mis ma valesti teen. Ma ei tea, mida sa seal trennis teed. Aga äkki siis liiga palju tartarri. Kas liiga palju tartarri saab olla, ega ma ei tea. Tegelikult ei saa vist. Saab ikka. Ei, saab ikka ei. No kunagi ikka on, come on. Kõikide asjadega ikka, kui liiga palju on ikka liiga palju. Iga asi hakkab vastu, ma alati meeldib öelda, et kui te lähete kuhugi pastat sööma, esimesed ampsud võivad olla nagu ülihead, aga kui see pasta ports on nii suur, siis sul lõpuks saab see üleküllu, sul hakkab vastu see. Minuga näiteks on niimoodi, ma ei tea, palju teistel on sama olukord. Tead, miks tipprestoranides kõik maitsebki nii hästi? No. Portsud ongi hästi väiksed ja alati jääb puudu ja kui midagi on nagu, ta on nagu hea, aga teda vähe, siis alati ta tundub parem. Et samamoodi, et kui sa tõesti seda pastat on liiga palju, siis ongi see üleküllus. Alati peabki portsud peavad väiksemad olema. Ma olen sama, et sul peab tekkima tunne, ma tahan veel, aga sul ei ole rohkem võtta, siis on väga-väga hea asi. Kui mitu aastat sa siis oled kokana töötanud? Kui pikk su karjäär on olnud? 12 aastat saab aprilli algusest kohe, et vahepeal aasta aega see kaitsevägi oli vahel, aga 12 aastat ikkagi pannud hullu, kui nii võib öelda. Aga 12 aasta sisse jääb kindlasti ka tavakokatööd. Kuidas sust peakokk sai? Ma olin tegelikult tavakokatööd ainult 4 aastat teinud, mis on tegelikult väga-väga-väga vähe, aga kuna mul sissetulekud või tähendab väljaminekud kasvasid suuremaks kui sissetulekud, siis siin salata, kahjuks palga pärast pidi minema, ma selleks valmis polnud üldse. Aga näed, tulingi ju sinu kohta tegelikult ju. Nii? Umbroht oli siis ju selle koha nimi. Oli tõesti, Ülikooli tänaval. Kuidas sul läks? Ma ei tahtnud üldse sellest tegelikult rääkida, aga kuna see niimoodi praegu on, siis on jumala tore. Ja tegelikult oli väga äge ju, seal ma olin ka kas aasta või 1,5, ega ma mitte midagi ei teadnud sellest peakokatööst. Aga ma arvan, et meil läks üpris kenasti, kuna ma olin ise hästi noor, kogu tiim oli hästi noor. Ja me üks päev just saime kuskil linnas kokku, meil oli 4 sükest vana umbrohu tüüpi, meenutasime neid vanu aegu.
nagu vanad umbrohud. No see olid ju tööpäevad sellised, et meenutame esimest töökohta, et tööpäev sai läbi ja siis meil oli hästi suur jäämasin seal ja kogu aeg Vabank ja Maasikas käisid meilt jääd varastamas või võtmas, aga me nõudsime neilt vastu paari krediiti. Ehk siis iga jumala nädalavahetus meil oli paari krediiti igas klubis ja me läksimegi lihtsalt Shootersisse sinna ja siis lõppes sellega, et ärkad kuskil restorani põrandal üles ja vaatad, nüüd on aeg preppima hakata. Prepiaeg. No need on need ägedad lood, aga räägi näiteks, midagi on kõigil meil ju nässu ka läinud, mõned põnevamad asjad, et tahad sa mõnda äpardust jagada meiega? Ei taha. Aga jaga. Ja tegelikult on hästi palju neid olnud, et alguses ma olin see tüüp, kus hakkas hästi vabandama. Ma juba teadsin, et midagi on valesti, aga sina ju näiteks ei tea seda, ma juba läksin kuhugi lauda ja kuule, vabandust, et see ei kukkunud päris nii välja. Ja siis mingi keegi ütles mulle, et aga loll oled või, mida sa käid seal vabandamas, et keegi ei tea, kuidas peab olema. Siis mingi, tegelikult ongi ja siis tänapäeval ka, kui sul läheb midagi pekkiga, seda välja ju ei näita. Et sul sees küll nagu kratsib midagi, et ei saanud päris see, aga tegelikult ju inimesed, kes tulevad sööma, nemad ju ei tea, millega peab see õige tulemus olema. Et aga mul siuke eredam üks mälestus on, kui mind kutsuti köögist välja ja siis ma hakkasin seal külalisega vaidlema, kõige lollim asi, mida teha on vaidlema hakata kellega, see tuleb nagu kohe ära lõpetada. Külalise 5-aastane tütar sõi veist ja ta ütles, et see pole sisefile, et see on välisfile. Oi juudas, siis ta käis veel köögis ja see lõppes sellega, et ma olin saali keskel ja siis terve see suur punt, nagu teie näiteks võtate siis minu ümber ennast ringi ja siis nad lihtsalt nagu Aga kas oligi siis? Ei, mul oli õigus, ma näitasin talle kõik ette, ta oli sobinud mitte üks käsi ja selles mõttes 5-aastane siis inimene või teadis rohkem kui sina peakokane. 5-aastane? Ja siis ta ütles, et ma tahan su kööki minna. Ei, issi ikka tuli, mitte see 5-aastane. Ma mõtlesin, et kui hull see olukord saab olla. Okei. Aga jälle siuke näide, vaata, et sa pole ise tegelikult ju milleski süüdi, sa pole isegi ise eksinud, aga sul võib tulla neid olukordi, kus siis külaline arvab, et ta teab ikkagi rohkem kui sina. On juhtunud sul näiteks sellist soola asja ka, et tõesti, ma ei tea, paned kogemata nagu üle ja nagu oled eksinud? Ikka on juhtunud jah, et aga öeldaks ühtegi tähtsal üritusel nagu pole, alati sa saad selle kuidagi ära fiksida, kui sa oled kuskil Tartus või linnas, siis sul on ju poed on hästi lähedal, et sa saad ikka tuua kuskilt midagi. Et sellist hästi suurt äpardust kuskil üritustel pigem ei olegi olnud, et need sa mõtled nagu läbi, et eks neid on küll, kui sul on mingid toorainud maha jäänud ja siis keegi sõidab see 200 kilomeetrit, siis sul oli lihtsalt väga oluline asi maha. Aga muidu... See on päris hull. Just majast väljas ürituste korraldamise puhul ongi see, et seal on see 100 inimest on saalis, paned 90 taldrikut ära ja vaatad viimasele 10 jagu. Ja, või siis eelmine aasta oli meil üks rabapulm oli, kuidagi rääkisime üksteisest mööda ja siis me jõudsime, ma ei tea, see pidi mingi 500 meetrit kõndima ja suitsuahju tuli meil klük, see kolises, terve see raba kolises seda suitsuahju ja siis oli täpselt tseremoonia samal ajal. Et see oli võib-olla natukene halb. Aga jälle tore lugu, mida siin köögikohinades rääkida. Aga on juhtunud ka näiteks sellist asju, et saadetakse toidu tagasi kööki? Kusjuures väga ei ole. Meil on pigem nii tulnud, et meil eelmine suvi või üleemine oli isegi ilmaveerel. Meil oli üks jagamismenüü oli. Ehk siis, kui te tulete paariga sööma, me serveerisime keskel ühe taldriku ja te pidite ise jagama sealt. Lisandid eraldi ja kuidagi niimoodi. Üks külaline tuli kööki, ta viskas selle taldriku, lihtsalt viskas meile keset söögilauda, pomises midagi ja siis me lihtsalt suu ammuli vaatame, et ahah. Ta oli sobinud see, et 2 portsu oli ühte kokku pandud. Mis sa teed siis? Klient tuli kööki, viskas taldriku. Lendas jalaga uks lahti, taldrik sinna. Aga on menüüs ikka kirjas, et jagamismenüü ja et võtke armsasti 2 peale? Ikka oli selles mõttes, ma usun, et teeninda seletas ka, ja siis ta kairus teeninda peale, teeninda nuttis, aga selle kõige positiivsem asi päeva jooksul, et mega hea tipp tuli lihtsalt, mega hea. Sellest samast lauast? Ei, inimesed. See oli, mis üritus see veel on? Teistest, sest kõigil hakkas kahju sellest teenindast, kes sõimata sai ja siis nad jääksid tippi. Ülejäänud lauad, issand, aga seda võiks tegelikult ju täitsa teha nagu, see on jumala hea, et näiteks siin on nüüd keegi meie omadest võiks lihtsalt sõimata kedagi ja siis ju tegelikult teistel hakkab kahju. Issand, see on hea trikk, selle ma panen järgmine kord koosoleku punktiks. Ja siis, kui sa käid ise söömas, siis mul meeldib see soomlaste trikk, et
kui te lähete sööma, maksate arve ära, meil oli täpselt, ma ise teenindasin veel ja siis arve oli 100 eurot, soomlane ütleb täpselt 100 eurot ja ütleb tagasi pole vaja. See on ka hea, jah. Mina olen kuulnud selliseid soomlasi, ega meil siin soomlasi ei ole. Igaks juhuks, et nad söövad enamus pra ära, aga jätavad ühe jupi taldriku äärde ja ütlevad, see ei olnud ikkagi see, ma saadan tagasi. Ka nii on tehtud. Ja siis on kõht enam-vähem ju täis, aga sa saad pra raha tagasi. Selle võib-olla osa lõikame välja. Aga eks neid äpardus ikka tuleb. Hiljuti mul just kelis mulle, ma olin jõusaalis ja siis kus oled? Ma trennis. Kuule, meil on pulma kohtumine minuti pärast. Ja. Ma mõtlesin, ma enam teist võimalust ei saa. Aga näed, pulm ikkagi toimus ja kõik sain ise süüa teha ja kõik oli hästi selles mõttes. Et aga ma ei tea, kas ma ise annaks teise võimaluse, kui mul see pulma kohtumine nii tuimalt üle lastaks, et ma olen trennis. Jah, peakoka poolt. Kuidas sa ennast tasakaalus muidu hoiad peale selle, et sa esmaspäeviti, ma saan aru, ei tee mitte midagi muud, kui mõtled natukene ise enda peale ja teed neid asju, mis sulle kõige rohkem meeldivad? Kas sa näiteks ilmaveerele sõites kuulad muusikat, oled sa suur näiteks podcastide kuulaja või mis on sinu sellised? Kuulan küll selles mõttes, jah. Et aga tüm peab ikkagi mõllama ja ise laulad kaasa ja sa, just ütlesin ka, et see puhkus, et sa saaksid välja oma rutiinist jälle see, et ma lähen soojale maale ja ma olen seal palmi all või päikse all, mul aju ikkagi genereerib neid töömõtteid. Nüüd puhkus on see, kui ma ajule siis teistmoodi tegevust, on see siis padel või discgolf või jõusaal, et ma ei mõtle siis selle töö peale, vaid ma keskendungi siis sellele, mida ma parasjagu teen. Et lihtsalt tuleb teha võimalik palju erinevaid tegevusi. Mulle meeldib ikkagi käia 6:30 trennis, siis on kell 9 päev hakkab, trenn on tehtud, lapsed on aias, naine jääb tööl hiljaks tund aega ja kõik on kesti. Kõik on nii nagu planeeritud, nagu vihikus kirjas. Aga võib-olla mõni raamatusoovitus, et sa oled raamatuid ka lugenud, ma sain aru? Jah, ma viimasel just neid juhtimisalaseid raamatuid, et hetkel on see Raivo Heina raamat on pooleli. Meeldib? Jah, täitsa meeldib. Et vahest on ka nii, et ma olen mingi raamatu ära ja siis ma vahepeal vaatan, miks ma seda lugesin ja siis jõuab sul see mingi viimaste lehtedega see kogu raamatu point võib-olla kohale. Et hästi põnev on, kas või kui me täna siin põrgatame erinevaid asju kellegi teise mõttemaailma, mis tegelikult hästi pole huvitav, kui ma käin kuskil ise söömas, alati ma küsin kööki näha ja siis köök kuidagi välismaal eriti võtab selle aja, et nad pühendavad sulle tund aega, räägivad sulle oma saladusi, sa chillid seal, teed võib-olla isegi mõne joogi nendega seal köögis ja siis sa näed nende mõttemaailma, siis see on pigem see muutev protsess üldse, võib-olla isegi mitte see toit nii väga, vaid see, et sa saad suhelda siis otse nende valmistajatega, et see on hästi põnev, kui te kuskil käite ja te tunnete, et see on minu koht, et siis alati tuleb küsida. Kõige eredamad reisisihtkohad, kuhu sa soovitaks näiteks minna, kus on eriti hea toit? Jätame nüüd Kopenhaagen, ma tean, et on kindlasti sul seal esitopis, aga mõni kohake veel, kuhu sa alati läheks hea meelega tagasi, kus oli tore olla? Ongi need ju riigid on erinevad, et Kopenhaagen on selline fine dining, aga tegelikult näiteks Barcelona on selline koht, kus on nagu mega hea, aga mega lihtne. Et me siin käisime üleilme suvikuttidega ja sa lähedki sinna sisse, sa vaatad, mis asi see siin üldse on ja mis siin toimub, et väga aru ei saa, et sul tuuakse see toit lauda, mitte mingit kaunistuskarneeringut, mitte midagi pole, sul on ainult see puhas tooraine ja sa sööd seda, vaatad, mine pekki, kui hea see lihtsalt on. Et alati need ootuste teemad ka, mis mulle meeldib öelda, et kui sa kütad enda jaoks selle ootuse hästi kõrgeks, siis on ju see tõenäosus palju suurem petta. Et mul alati need eraüritused tekitab alati natuke segadust, aga vahepeal, kui keegi tuleb, ütleb, ma olen nii palju head kuulnud ja ma olen täiega põnevil õhtu ees, et siis ma alati ütlen, et ära ole, siis tal nagu nägu kohkub ära, et mis mõttes, et ära ole. Siis ma ütlen, ma pean oma saladuse välja rääkima, et kui sa oled kuskil siin, siis tõenäoliselt see pettud on võib-olla suurem kui see, et sa oled siin põrandal ja siis sul on iga käik on vau, mitte, et see on mingi taktika, et iga kord teed, aga sa ju ise ka, kui sa kuuled hästi palju head, ma soovitan su kuhugi sööma minna, siis tegelikult niimoodi on, et siis see pettumus võib nagu lihtsamini tulla. Aga Barcelona on see koht, jah, kui nüüd küsimusele vastata siis. Kas sul on näiteks mõni kindel toidukoht Kopenhaagenis ka näiteks, et kuule, minge sinna? Kopenhaagenis mul ongi kõige minu elu ägedam kogemus on just Aluvete, on niisugune koht. Aluvete? Aluvete, jah. Sa arvad, et see on 2 Michelini koht, me jäime sinna näiteks tund aega hiljaks. Me jõudsime sinna, imed meid üldse vastu võeti. Pandi istuma ära ja siis karjuti kööki, kuulge, kas tõmbame neil tempoga järgi või? Ja siis terve köök, avatud köök oli. Jaa, tõmbame neile järgi, täiesti kõrist ja siis nad tulid mulle kogu aeg niimoodi, ma ainuke võttis veinipaketi
nad ei valanud sulle mingi 8 tšelli või ta valas mul triiki, nagu ääreni triiki täis. You are so thirsty. Kogu aeg lihtsalt tuli ja ainult kallas mulle seda, siis ma mõtlesin, et nagu et kas sa magustoitu näed? Et pigem oli see et sa arvad, et seal ju käitutakse hästi nagu etiketi järgi, aga tegelikult seal oli nagu hästi vaba ja chill versus me siis käisimegi Barcelonas, kus oli ka 2 Michelin-tärni koht. Ja seal me pidime käe püsti tõstma, kui me tahme üldse vetsu minna. Ja siis meile öeldi, et meil oli 26 käiku, et kuulge nüüd 3 käigu pärast te tohite vetsu minna. Et selles mõttes need kogemused rikastavad. Et aga selle fänn nii väga pole, et ma pean ootama, kuna ma saan vetsu minna. Et pigem selline vaba ja chill suhtlus. Sest eks ju sul on 3 käiku minna, sa kannata seal. Need käigud ei pruugi üldse nii maitsvad olla. Jah, ei seal läkski nii ühte auku selles mõttes kõik see kompott. Ehk siis pigem ei ole sa sellise väga tugeva etiketiga kohtade fänn, vaid pigem sa eelistad sellist vaba casual lahedaid kohti. Näiteks kõrvits ongi kõige parem näide, mis mulle üldjuhul meeldib, et mul on seal kas 3 või 4 komponenti, mitte 12 ja ma võib-olla isegi panegi sinna mingit jürti peale, sest et minu arust see toorene võikski olla nii, nagu ta on. Et pigem meeldib siuke lihtsam stiil. Ja. Väga lahe. Aga selle magustoidu jutuga siin võikski ju otsad kokku tõmmata. Teeme mingi mega-giga suure aplausi Merinole. Väga äge. See on nagu siuke teatrivärk. Aga ennem, kui me päris lõpetame, äkki sa räägid, mis me täna magustoidus sööme? Meil on siuke põnev kombo, mida magustoidus ma ise ei ole kusjuures kunagi proovida saan. Aga ta on siuke kihiline, kõige põhjas on siis siuke suitsune kirsikompott. Ehk ta on lepalaastudega siuke 3 tundi suitsutatud. Selle peale läheb siis vana Tallinna tumeda šokolaadi vaht. Ja siis ma tulen ise laua äärde, Joel võitis minu trikki ära. Tulen ise laua äärde ja panen siis selle rosmariini jäätise veel sinna kõige peale. Ja siis läheb natukene küpsetatud valget šokolaadi veel sinna ja sellist pohla krõpsu. Väga hea lõpp minu arust. Jaa. Retsilt lihtsalt emotsionaalne ja megapublik, aitäh sulle. Mega äge, tänks sulle. Jumala kihvt. Vinget paned? Kuule, aga vaatame Tartu linna üle või? Aga sina jäta endale meelde, et homme või siis ülehomme hüppage postist läbi, sul on selle oma krediit ka, saad midagi nodikööki osta, aga lähme linna peale. Väga vahva. Kurat, ma nii tahtsingi linna minna, nii hea, et sa seda ütlesid.